Vahel tahaks ju lihtsalt karjuda. Huvitav, kas siin saalis on lubatud ainult etendajatele? Ma arvan, et karjumine on midagi sellist. Esiteks ta on midagi sellist, mida me kõik teeme üldse enne, kui me õpime rääkima. Ja hiljem ta tuleb tagasi ka meie ellu, kas siis mingisugustel... Tas on mingi plahvatuslik jõud, mis mind on alati huvitanud. Me oleme käinud karjumas nii Solarise keskuses kui Trammis kui Vabaduse väljakul, et püüda siis inimeste reaktsioone. Ma nii palju ei ole veel pidanud karjaga tegelema, et sellega me alles vist alustame. Mul on ikka tunne üldse, et me alles alustame, kuigi on 2 nädalat aega. Aga karjamisega mul probleemi ei ole, et ma töötan lastega, et ma kogu aeg karjun. Me loodame tekitada mingisuguse intensiivsuse siin laval, mida vaatajal on võimalik ise tõlgendada, mis ta sellest leiab ja kuhu ta selle täpselt asetab. Kõik, mis Liisa mulle ütleb, ma teen. Mis ta ütleb siis või mis sina teed? Tantsi, laula, karju, tule proovi, tule laupäeval proovi ja tee muusikat. Teemad, mis selles lavastuses on, milleks üks on ka teravus, nagu ka karjes võib olla teravus, et siis ma ise leian, et Floriani muusika on ka sama terav kui näiteks nael, mida siin lavapildis leiab nii mõnegi. Mis rolli siis see laud mängib etenduses? Esiteks tema paratamatu omadus on see, et ta on terav. Kas kõigil on ka selle peale? Jah. Siin on selline nipp, et see raskus jaotub ühtlaselt ja siis ta ei olegi nii valus. Kas sa võtad ka mingi kontakti publikuga, kas sa oled valmis, et saalist ka karjutakse vastu? Ma loodan küll, et ma ei pea seda üksinda Liisaga tegelema. Ma julgustaks, et võib karjuda kaasa. Seal on ka kohti, ma loodan, kus võib-olla tekib dialoog.